mina olen Peeter. Käes on detsember, varsti on jõulud. Mis siis siin jõulude ajal orienteerimismaastikul toimub? Ikka täitsa midagi põnevat. Toimub Tartus, Ülenurmel seiklushundi jõulujooks, Tallinnas linna orienteerimise jõulujooks, aga mina lähen siit rongiga Paldiskisse, sealt toimub libahundi nelje jõulujämm. Nii et sellist orienteerumist sellisel talvisel lumisel ajal ikka ka jagub. Eks see siis paistab, kuidas võistlusel läheb, et sellest juba siis kajastan järgnevalt. Pool tundi enne võistlust jagati kaardid laiali. Nüüd on spordikeskuse juures kaartide jagamine. Tegu siis Rogaini tüüpi võistlusega, kus 3 tunni jooksul tuleb läbida võimalikult palju punkte. Erinevad punktid on siis erineva kaaluga. Pool tundi on siis aega antud, et see planeerimine teha. Nii, väike planeerimine tehtud, siin on väga huvitav lisaülesanded, et tuleb leida kõigepealt punktid nende tänavate järgi, et siin ilmselt leidsime 1 punkti siia, 1 siia, ja põdra nime ja lillede nimede järgi. Praegu plaanis siis start-finish siin, et plaanis siit teha ring siia ülesse ja kuidagi siit siia alla tulla ja vaadata, kui aega jääb, siis noppida veel midagi siin allpool ka. Starti on kogunenud ikka omajagu rahvast oma huvitavate kostüümidega ja ikka rõõmus näha, et on inimesi vaeva näinud ja mõnusad kostüümid selga pandud. Discgolfi orienteerumine. Kaardi peal oleme siis umbes selle koha peal ja läheme punkti 56. Nii, vana raudteetamm. Need mulle meeldivad. Maastikul on teenivad väga hästi neid näha. Siin on ka ilmselged väga vanu liipreid. Paldiski lähedal on ka suur parkimisplats. Kunagi oli siin väga palju autosid, mis veeti idanaabri juurde. Nüüd on see plats kuidagi imelikult tühi. Siin 1 punkti juures saab tutvuda Paldiski aedlinnakuga. Et siin tegelikult on seda päris suurel alal seda aedlinnakut. Kohe näha, et see aasta oli hea õunaaasta. Õunad on veel siin täitsa puu veel püsti. Ja eks selle tähistamiseks on puust ka siia pandud. Hea õunaaasta tähistamiseks mõtlen. Proovime siis nagu... ma tean. Okei õun. Finish on samas, kus start oli. Ei, väga lõbus. Minut on vist veel aega, viimased osalejad lähevad veel finišeerima. Trahv on päris karm, kus oli, et iga minut on punkt või midagi sellist. No nii, võistlus on läbi, mis siis öelda? Ei, täitsa tore oli. Et ei olnud tüüpilise Rogainiga, vaid oli ka sellised lisaülesanded, mis muudavad sellise planeerimise natuke põnevamaks, et kunagi sa ei tea ju, kui kaua lisaülesannete lahendamine aega võtab. Aga kui rääkida statistikast, siis võistlusel oli 52 kontrollpunkti ning võis saada maksimaalselt 201 punkti. Meie võistkonnal õnnestus saada 143 punkti ja tulla 11 kohale. Ma arvan, täitsa mõistlik tulemus või täitsa hea tulemus, arvestades, et kogu distantsi küll joosta ei jõudnud. Aga siinkohal ka väga head tänusõnad tiimikaaslasele Tarmole, kes pakkus siis head seltskonda. Aga kokkuvõttes, kellel vähegi võimalik on, siis loomulikult kasutage seda võimalust aasta lõpus jõulude ajal osaleda sellisel omapärasel orienteerumisvõistlusel. Ongi selline omamoodi puent juures, mis muudab selle põnevamaks. Minu poolt aga nägemist!